See on Anna. Ta on varakult kontorisse jõudnud ja valmis kuu esimeseks tööpäevaks. Eelmise kuu töötulemuste eest sai Anna lausa preemiat. Uus kuu ei saaks enam paremini alata. Tegelikult laua ja tooli kõrguse osas saaks paremini. Eriti oluline on mugav ja õigesti seadistatud tool. Istudes peaksid puusad ja põlved olema umbes 90-kraadise nurga all ning jalad toetatud põrandale või jalatoele. Ma ei teadnudki, et igas kontoris sellised spetsialistid tööl on. Tavapäraselt ei olegi, aga füsioterapeudi või töökeskkonna spetsialistiga konsulteerimine tuleks igale töötajale kasuks. Liiga kõrge või madal töölaud põhjustab pingeid õlavöötmes, alaseljas ja randmetes. Istudes peaksid küünarnukid olema umbes 90-kraadise nurga all toetatud lauale või toele ja õlad lõdvestatud. Anna on juba niigi kontori parim töötaja. Aga eks jätame soovitused meelde. Aeg on tööpäevaga edasi minna. Kuu esimene ülesanne on laud ära koristada. Ma lisaks veel enne, et kui laud on reguleeritav, on mõistlik osa päevast veeta istudes, osa seistes. Kui seismise võimalust ei ole, saab asendeid ikkagi vahetada. Näiteks kasutada istumiseks aeg-ajalt ergonoomilist palli või paigutada vajalikud dokumendid ja tarvikud nii, et nende järele minemiseks tuleb aeg-ajalt toolilt tõusta. Katsume nüüd lisaks võimlemisele ka eelmise kuu korralagedusega hakkama saada. Nagu iidne kontori vanasena ütleb, puhas töölaud, puhas meel. Võtame nüüd hoogu maha. Paberipurustajaga töötades on oluline sõrmed, pikad lahtised juuksed ja lahtised riidehõlmad hoida ohutus kauguses. Tööandja kohustus on juhendada, kuidas töövahendeid ohutult kasutada ja töötaja kohustus on neid juhiseid järgida. See oli vaid väike komistus karjääriredelil. Anna pole tegelikult nii kohmakas. Elektriga tegelikult nalja pole. Juhtmed ei tohi olla põrandal laiali ega vigased. Pistikupesa või pikendusjuhtme puhul on oluline jälgida, et need poleks ülekoormatud. Elektriseadmest tulev soojus või särin on märk, et see vajab kontrolli. No nüüd on küll vaja pilk tagasi tööle pöörata. Et taas kuu parima projektijuhi tiitel koju tuua, peab Anna võtma igast tööpäevast maksimumi. Tundub, et see tööpäev nii ikkagi jätkuda ei saa. Arvutiga töötades on väga oluline vajadusel prille kanda, et silmi mitte liigselt koormata. Tööandja peab hüvitama prillide maksumuse kokkulepitud määral, kui töötervishoiuarsti või silmaarsti kontrollil selgub, et töötaja kuvariga töötamiseks prille vajab. Ilmselt Anna ülemus mainis talle seda tööle asudes. Prillid tööandja kulul. Selle võimaluse peaks ise ka ära kasutama. Oluline on lisaks silmadele kontrollida ka muid tervisenäitajaid. Peale tööle asumist korraldab tööandja töötajale töötervishoiu tervisekontrolli. Edasise kontrolli sageduse määrab juba töötervishoiuarst, kuid 2 kontrolli vahele ei tohiks jääda rohkem kui 3 aastat. Nüüd on laud ja tervis korras, ehk saame lõpuks uuele töökuule hoo sisse lükata. Eesmärk on sellel kuul... Ega sa ennast halvasti ei tunne? See on ju vaid väike nohu. Haigena tööle tulemine on terviserisk nii endale kui kolleegidele. See suurendab nakkusohtu ja pikendab paranemise aega. Äkki saame tõesti mõnel teisel päeval jätkata? Tööle peaks tulema vaid tervena.